Ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot. Täna räägin sellest, kuida mina siis toitun ja et asi väga igav ei oleks, siis tegelikult mul naine ehk siis proua või mis iganes, ütleme Riina edaspidi, mida ma siin prouatan, ega ta nii vana ka ei ole, et vaatame tema toitumist ka üle siin huvi pärast, et mina kindlasti ei ole siuke rõve inimene, kes keskis temale toituma hakata, et ta kõrvalt ise nägi neid asju ja tulemusi ja kõike ja kuna trenni talle meeldib ka teha, siis avaldas ise soovi ja mina natuke kõrvalt niimoodi aitasin teda ja siis nii lihtne ongi, et nüüd ta ka juba siin varsti peaaegu kuu aega harrastab seda toitumise asja meil ja nii ongi, aga mul on siin kohe hommikusöök, mida mina tavaliselt söön. Mina olen selline rõve elukas, mina söön tavaliselt teistmoodi kui teised inimesed. Mulle meeldivad sellised kahtlased asjad kohati. Ja minu hommikusöök on siis, läheb siia kaussi ilusti, kaalun ära igaks üks puudu jääks ja üle ei oleks midagi. Ja mina teen kaerahelde pudru endale, umbes 100 grammi, noh näed, tuli 102, ei huvita. Siis siia sisse läheb tuunikala, lusikas ja ma segan selle kõik kokku see ilusti ja 4 muna läheb ka. Nii et jah. Nii ja selline see minu hommikusöök siis on, 4 muna, umbes 100 grammi kaerahelbeid ja tuunikala, kuskil pool konservi läheb siia sisse ja seda ma olen söönud, ma ei tea, viimased 4 aastat peaaegu iga hommik. Ja noh, mis see ikka, mulle maitseb nii ja. Nii ja vaatame siis, kuida Riinal need asjad siin käivad, et sina siis enamus hommikuid vist teed sellises seisus, nagu sa siin praegu oled, on ju, ühe käega asju, jah? Jah, no nii, tervist ka minu poolt, härra tegi sissejuhatuse juba ära, on ju. Ja hakkame siis koos Keviniga putru keetma. No nii, ja mis sul sinna läheb? Läheb siis kuskil 120 milli piima, umbes täpselt silma järgi. Mina olen üldse näinud, kuidas ta mida siin hommikuti teeb. Natukene paneme võid. Jah. Maitseks, et ikka hea oleks. No nii. Kus sool on? Siin. Panin rotti. Veidike soola. No, ootame kuni piim siis soojeneb ilusti. Selle ajal siis kaalume kaerahelbed ära. Teeme siis kaerahelbe putrud ära. Ilusti läheb 50 grammi umbes. Nii sa sööd meil iga hommik või? Mitte päris. Vahest ikka läheb praemuna ja tuunikala ja vaatab, oleneb mis tuju on. Jah. Sulle me tegime ka umbes 2 või 3 sellist kava, on ju, sest sulle ei meeldi nii iga päev ühte asja näost. Vot ei saa, jah. Jah, nii et siis tegelikult saab kava niimoodi üles ehitada, et ei pea iga hommik putru sööma, et mõni teine hommik võib võtta seal leiba, panna kanasinki või tuunikala peale ja peas, et enam-vähem need valgud ja rasvad ja asjad seal täis tulevad. Mina isiklikult, mina söön niimoodi, et iga päev peaaegu üks sama asi. Mul on jumalast suva, et minu jaoks ongi nii mugav, et paned vahepeal 4-5 päeva karpidesse ette valmis ja siis ülejäänud nädal aega lihtsalt chillin. Voot. Aga kõigile nii ei meeldi ja niimoodi saabki vastavalt inimesele ka tegelikult toitumist ju reguleerida, et alati ei pea ühte sama jama näost sisse ajama. Voot. Kõigile see ei meeldi. Täpselt. Nii ja selline see puder siis ongi. Täna Riinal oli isu veits muna süüa, siis ta pani endale ühe muna, vahepeal paneb 2 isegi ja vahepeal näiteks tal ei ole isu muna süüa ja tuunikala ega mitte midagi. Siis ta tõi endale poest sellise asja valgupulbri siis Icon Fiti oma, see on Eesti enda firma.
see kindlasti paljud arvavad, et need on nüüd steroidid ja need on kemikaalid ja mis siin kõik sees on, et kulla inimesed, et siin sees on lihtsalt valgud, rasvad ja süsivisikud nagu igas tavatoitaines, need on lihtsalt pulbriks tehtud, on ju, et ühtegi kemikaali ei tohi müüa poelettidel, eriti mingis Selveris veel, on ju. Nii et unustage ära oma kemikaalide jutt ja ongi, et kui näiteks siin Ott Kiivikas või mõni kulturist reklaamib kuskil teles mingit sellist asja, siis ma ei tea, mingite inimeste arust on kohe need kemikaalid ja juba halvad asjad ja kemikaalid lähevad enamasti tableti või süstla kujul inimestesse sisse, on ju, mitte Selverist müüdava pulbri kujul, jah. Nii ja ühesõnaga, et ma ei tea, mõned päevad sa siis sööd seda 50 grammi või segad endale päeva peale valmis selle pulbri vist ja siis lihtsalt vaikselt jood sisse, on ju. Ja hea maitsev ja sul on see probleem ka just, et sa ei jõua süüa meil, on ju. Selliseid koguseid, mis vaja oleks, et see ongi hea toidulisand, et selle sa lihtsalt jood vedelikuna endale sisse, on ju. Et jah, täpselt, et paljudel inimestele ei mahu sellised toidukogused lihtsalt sisse, et noh, peale seda, kui sa hakkasid seda kava tegema, ma ei tea, sa vist saad 3 korda rohkem süüa. Kui sa muidu olid harjunud, jah. Nii et jah, aga nüüd meil vahepeal tuleb kõvasti päevaseid toimetusi, poiss tahab magada, Ivo läheb rehve vahetama autol. Ja siis me peame veel valmistama siin igasugu kanasid ja hakklihasid ja mis meil muidu tavaliselt siia karpidesse läheb, et vaatame õhtu poole edasi. No nädala toituma ära teha. Jah, enam-vähem. Sulle 2 päeva toit. No aga siis. Kuule, aga okei, pärast teeme edasi siis oma videot siin. Nii ja vahepeal käib hullem kana tegemine siin. Proua siis, tähendab Riina, vabandust, teeb kana meil siin vahepeal, jah, asusime jälle toitude kallale ja ega meil on tööjaotus, mina sain lapse üles võtta ja mähkmed ära vahetada, ka tore töö selline, lihtsam kui kana tegemine tegelikult, ma olen täitsa nõus sellega, jah. Ja vahepeal valmib ka riis, mis on meil mõlemal kavas. Nii ja Ivo õppis vahepeal uue väljendi, et riis on 5:6. Nii, mis siis pidi tähendama, et mina ei saanud algul arugi, et kõik pidavad alla poole rippuma. Et võt sulle selline lugu, ma ei tea, kes sai aru, kes ei saanud. Mina lõpuks ikka sain aru. Siit veel tuleb hakkliha natuke, mis meil vist mõlemal natuke kavas on ja juurviljad, need on vist mulle, sest seal on brokkoli sees ja need sulle ei kõlba. Ei. Ja, nii et Riina omad on eraldi meil. Nii ja siin on siis päeva lõikes meie mõlema toidud karpidesse pantud praegu. Nii on hea mugav meie vist mõlema arust ja minul siis lõunasöök on siin hakkliha 100 grammi umbes, siis on juurviljad kuskil 75–100 ja siis on riis kuivalt siis 50 grammi, et keedetult see tuleb kuskil 120, vahet ei ole. Ja teine siis õhtu või õhtuoode või mis iganes, 3. toidukord ühesõnaga on sama asi, aga hakkliha asemel lihtsalt on mul kanafilee siin, jah, nii. Ja siin on siis Riina toidud ja temal on nüüd kõik asjad peaaegu samad, aga kuna tema nii palju valku ei vaja nagu mina, siis kana oli 50 grammi ja hakkliha ka 50 grammi. Ja siis need ongi umbes meie siis päevatoidud, mis me niimoodi valmistame endale ja nii on hea lihtne. Ühel päeval teeme kuskil 2-3, mina isegi teen 4 päevaks ette ja vaatame siis, mis see õhtu toob, et teeme õhtusöögi ka valmis ära juba. Viimane toidukord meil siis on pannkoogid ja need on valgu pannkoogid, sellised Fasti omad, päris head asjad, see oli vist mingi vahtra siirupi oma, jah. Ja
seda siis läheb meile 50 grammi näkku, on ju. Ja see siis umbes, mis ta tegi, 23 grammi valku näo peale, et päris hea selline kogus. Ja räägi siis, kuidas sa seda nüüd teed, seda 100 grammi, et palju siia piima läks ja mis tead, piima ma panen juba silma järgi, et oleks selline mõnus tihke, et ta ei ole väga vedel, ei ole väga paks. Ahah, okei. Et ma enam seda piima ei kaalu, algul kaalusin, tuli pool klaasi mingi, ma ei tea, pealt 100 milli või midagi sellist. No selge. Aga nüüd enam ei kaalu. No võt siis, ja nii ta ongi. Käed harjuvad ära sellise asjaga. No selge, võt siis sulle nalja. Nii, ja samal ajal kui pannkoogid valmivad seal, siis mina näitan, et mis me pannkoogi kõrvale sööme. Siin on meil selline asi nagu profiil. See on mango oma, tegelikult me sööme igasuguseid, kõiki neid variante vahelduseks. Nii, ja siin on 21,4 grammi valku, et koos nende pannkookidega saab siis päris hea sellise valgulaksu, et puudu ei tule vähemalt ja lihtsalt ma näitan väikse Ivo leiutatud retsepti, et noh, need profiilid on kõik sellised nagu suht ei ole väga head sealt otse poelikult tulles minu arust vähemalt, et see on nagu saepuru siuke. Et jah, ta ei ole kreemine ega midagi, et mina siis leiutasin ise väikse sellise asja, et võtan natuke piima kuskil, noh, ma ei tea kaalu järgi, kas mingi 25 või 30 grammi või midagi ka suht silma järgi juba. Ja siis on selline magustaja mul vedel, mingi Huxol, selline asi ja igas poes enam-vähem seda on. Siin on selline mõõte asi ka peal, mingi pits või asjandus. Nii, siin on peal 50 grammi, noh, mina panen umbes et 25 grammi siis peaks võrduma 25 grammi suhkruga. Ja selle panen siia sisse veel piimale lisaks, võt. Ja siis segan selle kõik segamini, võt. Valmis ta ongi, tundub nagu selline mõnus kreemias kogupiim, proovin siia näidata ka. Minu arust läks kohe kõvasti paremaks see asi ja kindlasti ta läheb kõvasti maitsvamaks ka, vähemalt minu meelest, et mulle kõvasti rohkem ta meeldib. Ja seda siis saab panna siia pannkookide peale või lihtsalt kõrvale või kuidagi. Nii, aga selleks korraks ongi siis kõik, et see on üks meie kavadest siis, et kuidas me umbes toitume, et meil on kindlasti ka teistmoodi päevasid, et kus on sees näiteks seal mingi kartulid või asjad, hoopis mingid tuunikalaga leivad näiteks, aga et need kalorid ja valgud ja rasvad ja need jäävad enam-vähem sinna ühte auku lihtsalt, et see asi liiga üksluiseks ei läheks, siis on hea ju muuta alati seda kõike, et mina mõned õhtud söön siin näiteks kurgi, tomati ja kodujuustuga salatit üldse, et mitte pannkooki iga õhtu ei pane. Aga jah, et mis seal ikka, tõmbangi otsad kokku. Tänud kõigile, kes vaatasid Ivo järjekordset videot. Kui teile tundub huvitav see kanal kuidagi pidi, et siis ma ikkagi kavatsen rahulikult edasi teha neid videosid. Ja kuskil siin all nurgas on see subscribe'i nupp, et vajutage seda ka, näete kohe järgmist videot, mis välja tuleb. Ja selleks korraks ongi siis kõik, et peatselt jälle nägemiseni ja vist head aega siis, jah.